Tere, head Delfi kuulajad! Mina olen Delfi uudistetoimetaja Karoliina Vasli ja alustame erisaatega, kus me räägime tegelikult väga valusal, aga samas ühiskondlikult ka rõhuval teemal nimega inimkaubandus. Ja külaliseks on meil täna Põhja prefektuuri organiseeritud kuritegude grupijuht Margo Kivila. Tervist! Tere ka minu poolt! Alustame ühest elulisest juhtumist. Hiljuti mõistis Harju maakohus süüdi 40-ndates Olegi, kes otsesõnu pidas 2 orja, kes tema jaoks rügasid Woltis ja Boltis kulleritena ning andsid kogu oma raha talle. Aga palun rääkige, et kuidas seal sündmused täpselt hargnesid, kaua see kestis ja kuidas need inimesed siis alguses selle kurjategijaga üldse kokku puutusid? Meieni jõudis esimene info eelmisel aastal 2. septembril. Alustasime kriminaalmenetlust ja info oli siis saabus väga kaugelt Poolas olevalt isikult, kes oli Eestist põgenenud Poola oma siis sellise tööandja, kui nii võib nimetada sellist inimest, tööandja eest ja tema jaoks algas see juhtum siis aktiivselt aasta aega tagasi ja varasemalt oli ta põgusalt ka umbes 2 aastat varem oli selle mehega kokku puutunud. Aga algus oli selline, et siis umbes aasta tagasi, kui nad kohtusid juhuslikult, siis Oleg, siis sellest meie kannatanust umbes 20 aastat vanem ja siis selline autoriteetsem ettevõtja enda sõnade järgi tegi siis noormehele ettepaneku koos ettevõtlusega tegeleda, õpetada ta välja põnevas valdkonnas, kuidas kuldkette, ehteid toota, müüa. Ja reisimised, õppimised, kõik paberi peal tundus väga ilus. Aga reaalsus nii ilus ei olnud ja see kiskus suht kiiresti kiiva. Kuidas need sündmused edasi hargnesid ja ma saan aru, et siin oligi jutt sellest, et hakkas väidetavalt rääkima mingist võlast? Jah, esialgne ettepanek oligi leida veel üks noormees juurde, kellega koos siis selles äriprojektis osaleda, aga väga kiiresti, kohe kui see sõber oli leitud ja nii-öelda siis äritegevus käima läinud, siis väga kiiresti tuli Oleg 2 noormehe juurde ja ütles, et nüüd on juhtunud selline halb asi, et me oleme siin teinud halbu ärilisi otsuseid ja see on meie ettevõttele tekitanud 550 000 eurose kahjumi. Et aga kuna ka mina olen selles süüdi, et siis aumehena ma võtan suurema osa enda peale, et minule jääb seal suurusjärkus 330 000 ja teile 220 000 midagi siis, et mis tuleb tagasi teenida. Ja selleks, et seda siis tagasi teenima hakata, selleks on vaja luua Bolti ja Wolti toidukulleri kontod ja hakata siis tööle, et see summa kokku saada. Kuidas nende töö ja muu elu välja siis nägi, et nad tõesti seal rügasid igapäevaselt ja kas midagi neil endale ka kätte või nad andsidki kõik ära ja kuidas nad ikkagi seda uskuma jäid ja nad ei astunud sellele kuidagi vastu? No, kuna Oleg oli väga jõulise ja veenva siis sellise suhtlusmaneeriga ja need summad ja kõik see oli poiste jaoks täiesti selline esmakordne kogemus, suur šokk ja alguses oli ka ikkagi lootus, et vanem mees teab, mis teeb ja oskab leida lahendused ja see, et kardeti, et nüüd kui tulevad õiguskaitseorganid ja hakkavad neid summasid välja nõudma, et siis see on hullem variant kui see, et nüüd Oleg aitab neil selle summa kuidagi ja probleemi ära lahendada. Aga loomulikult, et tegelikult see oli alles algus ja sealt hakkas siis nii-öelda sidumine, siis noormeeste sidumine ja oma sellest tugivõrgustikust eraldamine, sealt alles hakkas pihta, et sealt kõigepealt, kui poisid tööle hakkasid, siis esiteks kohe nende sidevahendite kaudu oli võimalik väga täpselt nende liikumist jälgida. Kui see teenistus ei olnud piisavalt suur, siis tulid Olegilt nii siis
vaimne terror kui ka füüsilised mõjutused ja lõppkokkuvõttes, et siin sellistel juhtudel selle ekspluateerija eesmärk ongi hoida kogu aeg selline pinge peale, et see ohver ei suudaks üldse mõeldagi abi otsimise peale, et natuke nagu paralleel ka selle pangapettustega, et kui see kelm helistab ja et eesmärk on hoida kõnes, et jumala ees see inimene ei saaks hakata kuskilt abi otsima või nagu sellest olukorrast välja tulla. Et siin samamoodi, et kui need mingil hetkel jõudsid need tööpäevad poistel kuni 15 tunnini välja, ühtegi puhkepäeva ei olnud ja siis sealt ongi see, et kui sa lõpetad oma selle tööpäeva ära, siis ainuke tegevus, mida sa suudad teha, on siis magada ja järgmine päev uuesti samamoodi välja minna, et see oligi selline nõiaring. Kuidas nende elamistingimused üldse olid, et nii vähe, kui neil üldse seal ka ruumi oli ja natukene hõlpu? Need elamistingimused olid väga askeetlikud, et poisid elasid üks tuba, seal isegi WC ja pesemisvõimalused ei olnud selles samas toas, oli vaja koridoris käia WC-s, lisaks oli seal Oleg, tema poeg, tema elukaaslane ja selle väike laps, et seal seda rahvast oli väga palju, aga ega poiste jaoks tegelikult oli see ainult magamiskoht, et ega nende elu oli enamasti tööl. Ja kaua see nii kestis ja mis oli siis murdepunkt, et ikkagi see jõudis ka lõpuks politsei kõrvu? See kestis natukene vähem kui aasta ja see murdepunkt oli see, et ühel kannatanul tekkis reaalselt hirm oma elu pärast, et juba selle Olegi füüsiline surve, alandamine, peksmine läks nii hirmsaks, et pärast seda, kui ta oli ühe korra viidud Türisalu paepanga peale ja väga jõhkralt ähvardatud, et siis pärast seda noormees tundis, et ta peab vabanema oma sidevahenditest, põgenema nii kaugele kui võimalik ja ta ei julgenud isegi peatuda Lätis ja Leedus, vaid alles Poolas oli see koht, kus ta tundis, et see on nüüd piisavalt turvaline koht, et võtta ühendust politseiga. Ja kuidas politsei siis selles ootamatus olukorras reageeris, et kas mindigi otsesõnu sinna korterisse tehti läbiotsimised või kuidas see käis? Ei, meie esimene mõte oli see, et kuidas tagada ohvri turvalisus ja kuidas mõelda siis läbi see, et see ohver turvaliselt Eestisse tagasi saada ja kui ta on Eestis, siis mismoodi teda hoida siis selliselt, et see Oleg ei leiaks teda üles enne, kui meie suudame oma menetlustoimingutega jõuda nii kaugele, et teha kinnipidamine ja läbiotsimised ja nagu siis mingisuguse vahefinissini jõuda selle teemaga. Aga see teine ohver, et kas tema siis ikkagi allus sel ajal veel Olegile või kuidas temaga oli? Jaa, tema jätkas töötamist Olegi alluvuses senikaua, kuni siis me teostasime kinnipidamise ja leidsime ka tema selle aadressi pealt. Ja kui lõpuks siis Oleg kinni peeti, kuidas ta ise käitus ja kas ta üritas üldse tagasi ajada või ta pidas seda ka lihtsalt selliseks normaalseks tema ärimudeliks? Tema jaoks oli see normaalne ärimudel ja ta väitis, et kõik toimub vastastikusel kokkuleppel ja siin tema ei näinud alguses üldse mingisugust probleemi, et miks politsei siia sekkub nende vahelistesse suhetesse ja üritas veel süüdistada ohvreid selles, et nemad ise on selle olukorra põhjustanud. Kas on ka teada, et kui palju ta siis nendel poistelt seda raha ka sealt kätte sai, et Bolt ja Bolt, et sa ei saa seal küll ratsarikkaks, aga kui sa töötad tõesti 15 tundi päevas, siis seda ikka see summa muudkui kasvab? Jah, seal see summa oli ikkagi, arvestades seda, et poisid tegid tööd kuni 15 tundi ööpäevas ja nad said selle aja peale ainult ühe puhkepäeva kogu siis selle peaaegu aastase perioodi peale, siis ühel poisil kogunes 20 000, üle 20 000 natukene, teisel umbes 34 000 oli siis see, et mis kohus mõistis välja, mida Oleg pidi siis hiljem poistele hüvitama, ehk siis, et nad ikkagi tegid päris jõhkrat tööd. Kindlasti pärast jälgisite ka seda kohtuprotsessi ja otsust, et kuidas tundub, et oli see õiglane ja äkki ka kuulnud, et kuidas nendel noormeestel nüüd läheb, et kas nad on sellest
kuidagi toibunud või see on kindlasti psühholoogiliselt väga-väga raske? Ja see ongi väga raske alguses, see on natuke nagu võrrelda seda selle sukeldumisega, et kui sa oled väga sügaval vee all ja siis see, et kuidas sealt välja tulla, et sealt ei saa nagu tulla nipsuga välja ja kõik on hästi, et sealt tegelikult kogu see protsess võtab aega, see, et sa järjest tasapisi harjud selle tavaeluga, see, et sa õpid inimesi usaldama, see, et sa saad aru, mis sinuga on toimunud, kuidas sind on ära kasutatud, kõik see enesesüüdistamine, häbitunne, kõik need käivad läbi segi ja siis see, et uuesti hakata siis jällegi leidma mingisugust normaalset elurütmi ja uuesti töötama ja naasta tavapärasesse ellu. Selle juhtumi kõrval praegu palju avalikult räägitakse ka Pärnumaa juhtumist, kus seal üks taluperemees oma poegadega pidas 2 orja, sõna otseses mõttes orja. Et see teema on nüüd kerkinud valgusvihku, see juhtum ka. Aga kui levinud kahjuks sellised olukorrad, et tõesti kedagi hoitakse kuskil kinni, teeb tööd, tal ei ole oma privaatsust, tal ei ole oma elu, et mitmetest juhtumitest me ütleme aasta peale räägime, mis politseile siis vahele jäävad? See tööalase ekspluateerimise teema tegelikult on Eesti jaoks suhteliselt uus ja õnneks väikses riigis jäävad sellised tegevused ka varem või hiljem silma, et loomulikult, et kui see on nagu väga sellises eraldatud kohas, nagu ka siis Pärnumaa juhtum oli, et siis sellisesse kohta on võib-olla keerulisem seda märkamist teha, aga et praegu võib küll öelda, et inimeste teadlikkus on tõusnud, juba osatakse ohumärke näha, et nüüd ootame, et see julgus reageerida ja ka teavitada sellest, et kui nähakse, et midagi on valesti, et see jõuab ka siis sellele teadlikkusele rohkem järgi. Et tegelikult ütleme selle tööalase ekspluateerimise vaates, see oligi esimene kohtulahend, et selles mõttes on see, ma loodan, et selline teerajaja, jah, et meil on nagu üks kohtulahend all, mida me saame siis teiste juhtumite puhul võtta eeskujuks ja millest me saame ka ennetuse puhul tuua näiteid ja rääkida, et mida tööandjad peaksid tegema, kuidas peaksid käituma ja samamoodi, et mida tööotsijad peaksid tegema selleks, et siis mitte ise kuriteo ohvriks langeda. Ja samamoodi ka siis lähedaste puhul, et lähedased oskaksid märgata muutuseid. Ja see Bolt ja Bolt ja üldse sellised ärid tundub ka nagu selline metsik lääs, et ega keegi väga ei kontrolli sealt austa, et antakse, kui sa just töötad korralikult, aga ega keegi ei vaata selle, et kas see on ka selle valguses, et võib-olla ka politsei peaks ka rohkem suhtlema Bolti ja Boltiga, arutama, kuidas ka nemad peaks oma töötajatel ikkagi rohkem silma peal hoidma ja teatud ohutegureid märkama? Ja me oleme nii selle juhtumi pinnalt kui ka nüüd siis ka siin on mõned teised infod, mida me oleme kontrollinud ja suhelnud siis ka Bolti ja Boltiga ja tegelikult sealt poolt on ka see koostöövalmidus olemas ja samamoodi on huvitatud oma mainest ja sellest, et neid kuidagi ei kasutataks kellegi ekspluateerimiseks ära, et siin tegelikult ka, et nende juhtumite puhul, et see kontod loodi, aga kogu see raha liikus, siis poisid pidid iga õhtu selle raha välja võtma ja viima selle Olegi kätte, et ega kohe ei paista, võib-olla kui nad ei puutugi inimestega kokku, ei käi kogu aeg samas kohas, aadressid on erinevad, et ega see inimene, kellele süüa viiakse, ei vaata, et kas nüüd see kuller on 15 tundi tööl olnud või 10 tundi või mitu päevade järjest on tööl olnud, et selles mõttes sellised kohad, et kus otsest kokkupuudet nagu sellised pidevat silma peal ei ole, et ongi ka nende inimkaubitsejate ekspluateerimise mõttes on nagu väga soodsaks pinnaseks. Praegu oleme rääkinud sellest orjapidamisest, sellest valdkonnast, aga kui üldse vaadata, inimkaubandus on väga-väga lai ala, et mis kuriteoliike seal siis on? Et mul esimesena viskabki, ütleme, kupeldamine,
ette? Jah, ongi Eesti vaates, meil on nagu sellised põhisuunad, millega me kokku puutume, üks on tööalane ekspluateerimine ja teine on seksuaalne ekspluateerimine. Ja siis seksuaalse ekspluateerimise alt siis on kupeldamine ehk siis prostitutsioon. Et siin on ka tegelikult, see on nagu mitmekihiline ja kui keegi iseseisvalt otsustab, et ma nüüd tegelen prostitutsiooniga, et siis otseselt ta ei riku ühtegi seadust, et rikub väga tugevalt oma vaimset ja füüsilist tervist. Sealt edasi, kui ta palub kellegi abi või keegi pakub abi, et aga ma võin sulle leida kliente, ma võin sind turvata, sõidutada klientidega kokkusaamisele, jagame pärast selle tasu pooleks ära, siis me jõuame kupeldamiseni. Et see on juba kriminaalkorras karistatav. Ja sealt edasi, kui nüüd näiteks siis kupeldatav soovib selle tegevuse lõpetada ja talle öeldakse, et ei, mitte mingil juhul, me oleme siin teinud kulutusi ja hakatakse teda siis vaimselt ja füüsiliselt survestama, seda tegevust jätkama, et siis siit me jõuame juba inimkaubanduse juurde. Kas ma oletan, et see on ilmselt päris sage, et need, kes siis nii-öelda neid vahendavad, ütlevad, et pakume katust, siis tegelikult hakkavadki neid ära kasutama ja on ka jälle nõiaring, et need naisterahvad ei pääse sealt välja? Jaa, ega ei ole näinud mina veel sellist kupeldajat, kes heas südames teeb seda selleks, et neid kupeldatavaid kaitsta ja nende turvalisust tagada, et pigem on ikkagi kõigil ainult see teenimisvõimalus silmade ees ja mitte mingil juhul ei taheta sellest kergekäeliselt loobuda. Ja no võib-olla kui 90-ndatel räägitigi, et see bordell siin nurga peal, see seal, et praegu ma saan aru, et pigem isegi ütleme seal kuskil magalarajoonides ja korterite üürimine, et kus seda tehakse? Magalarajoonid jäävad liiga kaugele, et pigem otsitakse kohta kesklinna piirkonnas sellist lühiajalist renti korterid, et need on nagu sellised kõige atraktiivsemad kohad sellise tegevuse jaoks ja enamus, kes siin Eestis sellega tegelevad, et pigem on suurem osa nendest välismaalt, et tänapäeval jah, sellist bordellindus siin Eestis, et on mingisugused kindlad majad, seda õnneks ei ole ja ikkagi üritatakse maksimaalselt varjata ja maskeerida seda tegevust, et mingisugune hirm politsei ees on ikkagi olemas. Räägime ka ränkadest kuritegudest alaealiste vastu, et kui ma vahepeal natuke ka tausta otsisin, vahepeal see number läks ikka juba kõrgemale, kuidas praegu seis on ja mis on seal sellised, saate mõne näite tuua, et mis siis päris elus, kuidas kahjuks rakendub? Kui me räägime inimkaubandusest, siis konkreetselt praegusel hetkel Eestis õnneks ei tööalase ekspluateerimise ega ka siis prostitutsiooni vaates meil alaealisi ohvreid ei ole, aga loomulikult, et siin on üks suur selline vahepuhver või ütleme siis tööalase õigusnormide rikkumine alaealiste töötajate suhtes, et enamus nendest võtab enda peale Tööinspektsioon. Et siin ongi nüüd see küsimus, et õnneks märgatakse seda nii varases staadiumis, et see ei jõua üle minna inimkaubanduseks, et teistes riikides on, ütleme siis, alaealiste inimkaubandus oluliselt tõsisem probleem, et siin osad riigid, eriti just, kus on Rooma kogukond on suurem, et seal on seda sunnitud kerjamist, kus lapsed väga väikses, väga noores eas siis sunnitakse kerjama ja samamoodi siis näiteks Holland või Belgia või mõned teised Euroopa riigid, et on hädas kas siis Maroko, Afganistani või mõne teise välisriigi noorte kogukonnaga, kes on sunnitud toime panema kuritegusid, et selleks, et seal piirkonnas toimetada või üldse nagu siis ära elada. Kui rääkida ka teie töövaldkonnast, et ka kuulajatele tutvustada, et mis osakonnad meil PPA-s just selle inimkaubandusega tegelevad ja mis on üldse sellised tegevused ongi, et olete nad just ka vihjete peale reageerite, kuidas see sisuliselt töö käib?
Mina töötan narko- ja organiseeritud kuritegude talituses ja just selle organiseeritud kuritegevuse grupp on siis oma põhifookuse sättinud inimkaubanduse kuritegude uurimisele. Meil on 4 prefektuuri, igas prefektuuris on sarnane struktuur, et on siis narko- ja organiseeritud kuritegude talitus ja siis selle üksuse uurijad tegelevad ka siis inimkaubanduse kuritegude uurimisega. Meil kindlasti on siis infode kontrollimine, kõik see tegevus, mida kriminaalpolitsei ikka teeb, et see kriminaalpolitsei ongi esimene ülesanne on infot koguda ja teine asi on siis selle infoga midagi peale hakata, et kontrollida ja realiseerida, et siis palju sõltub siis sellest, et ka meie koostööpartneritest, et näiteks tööalase ekspluateerimise poole pealt Tööinspektsioon on meile väga tugevaks koostööpartneriks. Samamoodi politsei siseselt on tegelikult migratsioonijärelevalve, kes ka käib, kontrollib välismaalasi ja ettevõtteid, kus välistööjõudu kasutatakse. Et sellised ühised tegevused ja see teadmine, et mida partnerid teevad oma töös ja et me oskaksime näha ka siis teiste sellist töörolli, et ei ole nii, et kõik käivad kitsalt silmaklappidega ja ainult oma teemadele keskendunud, et see on see, mis nendes kuritegudes on eduvõti. Ja saan aru, et vahepeal tulebki ette ka reide ja mis on tulemuslikud, et lugesin siin ka, et eelmine suvi näiteks oli siin kupeldamise rindel. Ja oli rahvusvaheline inimkaubanduse vastu võitlemise nädal, tegevused toimusid enamus Euroopa riikides, toimusid samamoodi ka Ladina-Ameerika riikides ja siis ka Aasias ja Aafrikas olid riigid osalemas selles ühisoperatsioonis. Et tegelikult seesama siis operatsioon toimus ka eelmisel nädalal ja seal oli kuskil 60 riigi ringis võttis sellest osa, et aga kuna see praegu on veel nii värske ja neid tulemusi loetakse kokku, et siis selleni me jõuame mõne aja pärast, et sellest rääkida, et aga see eelmise aasta et sealt tulid meil mõned kupeldamise menetlusi ja nendes on tihti probleemiks see, või raskuskohaks, et need kupeldajad ise Eestisse kohale reeglina ei tule, et seda tegevust juhitakse kuskilt tihti kolmandatest riikidest või siis äärmisel juhul mõnest Euroopa riigist ja seetõttu on see väga aja- ja ressursimahukas ja pikem protsess, et siin ka, et praegusel hetkel need menetlused on meil aktiivselt töös, ühes on natukene rohkem isikute ringi ära tuvastatud, et on teada ka, kus riigis on need kupeldajad, aga et see tänapäeval see sidumine ja värbamine toimub väga peenelt, et need inimesed omavahel üldse kupeldaja ja kupeldatav füüsiliselt kokku ei puutu, et selles mõttes see teeb nagu väga keeruliseks selle tuvastamise ja kui on tuvastatud, siis ka selle isikute üle maailma otsimine, et see on nagu jälle omaette väljakutse. See natuke meenutab ka neid kelmuse juhtumeid, kus tegelikult see süsteem kett on nii-öelda väga pikk ja vahelülid, aga et kas neil on ka siis ütleme Eestis nii-öelda brigadir kuskilt interneti teel otsitud või nad ikkagi sealt välismaalt siis suhtlevad ütleme selliste veebikanalite kaudu otse nende kupeldatavatega? See sõltub siis sellest grupeeringust või ka rahvuspõhiselt, et osades riikide ja rahvuste puhul on need kokkulepped tehtud selliselt, et öeldakse, et nii te lähete, valime riigid välja, et te lähete näiteks Eestisse tööle, aga me teame, et millega pere tegeleb näiteks Rumeenias või mõnes teises riigis ja et kui meile nagu mingi kindla perioodi jooksul raha piisavalt ei laeku, et siis me lähme ja suhtleme perega. Ehk siis see ähvardamine ja mõjutamine käib pere kaudu ja see
operaator või siis kuupeldaja, et kes iganes seal vahepeal on, et ta ei peagi tulema samasse riiki. Teiste riikide puhul jällegi mingisugused riigid on, kus leitakse vahelüliks siia koha peale rahakoguja, kes käib siis tüdrukute käest mingi perioodi tagant raha kogumas ja siis vastavalt juhistele liigutab selle raha siis sinna organiseerijatele. Et see on jah, selline, ei ole nagu päris ühte kindlat mudelit, et varieerub sõltuvalt siis rahvustest ja grupeeringutest. Oleme siin katnud eri teemasid, aga räägiks ka teavitusest, et ma ütlen ausalt, kui ma ise ka interneti infot otsisin, ma ka neid numbreid niimoodi täpselt ei teadnud, et mis ka siis soovitate, et kui keegi midagi märkab, et kuhu sellest teada anda ja ma saan aru, et see ikkagi on anonüümne? Jaa, kindlasti on anonüümne, et kui meile infot antakse, et me alati selle infoallikaga räägime läbi, et mismoodi me seda infot kasutada saame niimoodi, et me ei kahjustaks allikat või seda infoandjat. Et loomulikult vahetu ohu puhul kõige kiirem moodus on 112 ja teavitada ja patrullid tulevad appi. Aga kui on info, mis ei vaja sellist kiiret vilkuritega sekkumist, et siis on teised moodused, et on võimalik Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi numbrid on alati valmis aitama. Tööalaste rikkumiste puhul Tööinspektsiooni kaudu on võimalik edastada infot tööandjatest, kes siis kelle suhtes on kahtlused, võivad tööalase ekspluateerimisega tegeleda. Prostitutsiooni infot saab anda siis ka piirkonna järgselt, et kui teil on hea kontakt oma piirkonna politseinikuga, võib selle kaudu anda, aga kõige kindlam või õigem koht oleks, kui see jõuaks kriminaalpolitseini, et meil on info meiliaadress thb.info@politsei.ee, seda niimoodi meelde jätta, tõenäoliselt keegi seda ei suutnud, aga kui minna politsei kodulehele ja sealt see info edastada politseile, siis ükskõik, mis info te politseile edastate, siis meil on piisavalt pädevad ametnikud, kes suunavad selle õigesse kohta edasi, et see, et kui te olete juba politseile selle info edastanud, siis rohkem muretsema ei pea ja kui te tunnete, et te võite veel lisaks infot anda, et siis oleks väga hea, et kui jäetakse ka, kui seda ei tehta anonüümselt, et ei pea kartma, te jääte anonüümseks, aga lihtsalt, et vahel oleks suureks abiks, kui me saame mingeid täpsustavaid küsimusi küsida, et me oleme väga tänulikud iga info eest. Ja loodame tõesti, et praegu see kohtupraktika on tõesti, nagu arutasime, teerajaja ja muidu ka jõudu töös ja loodame, et siin on positiivsed arenguid, mitte vastupidi. Täpselt nii, koostöös loome turvalisust. Aitäh tulemast! Aitäh!